No nii, sõbrad, oleme Tallinnas Jaani kiriku juures Vabaduse platsil ja lähme vaatame, mis on meie Tallinna vanalinnas teha 2-3 tundi. Kas me avastame midagi põnevat, kus sina ei ole käinud? Nii et tule minuga. Ja esimene vaatamisväärtus on Toompeal loss, Hermanni torn. Lähme vaatame edasi. Ja siin lossi kõrval on selline park, kus sa saad tulla kohvi jooma ja vaadata alla. Ja siin on kusjuures üks kord aastas minu arust on see, kus sa saad ka sinna Hermanni torni sisse ja ka Riigikokku majja sisse, et eelmine aasta ma käisin kevadel. Aga nüüd peab täpsustama, millal see sellel aastal on. Toomkirik jääb sinna minust vasakule, siis ma lähen siit alla. Siin on Piip ja Tuut ja seal on esimene vaateplatvorm. Kas sa teadsid, et vanalinnas on 4 erinevat vaateplatvormi? Mina ei teadnud väga pikalt seda. Platvormist me näeme siis Balti jaama poole nagu rohkem. All on Snellitiik, siis siin all on jalkaväljakud, tenniseplats ja selline. Lähme vaatame, mis teistelt platvormidel. Siin on siis teine platvorm, kuhu me oleme jõudnud. Siin on siis Piiskopi aed. Siin on suvel ka avatud selline väike kohvik, olen selles kohvikus käinud väga armas. Soojad saiad. Siis seal on see meie miljonipeldik, aga ma käisin ka seal eelmine nädalavahetus, sest see on väga puhas ja ilus. Nii et lähme vaatame, kuhu me siit platvormilt alla näeme. Ongi kolmas vaateplatvorm, selle nimi on siis Patkuli ja see asub siis Radu kohtu 5. Et lähme vaatame, mis vaade siit siis on. See on kõige kuulsam platvorm, kus siis alati inimesed käivad, siin on alati kõige rohkem inimesi, mis mina olen märganud. Siin on ka siis Jersel kohvik, kus saab siis süüa, suveniire ja siit saab tunne. Ma olen siin korduvalt käinud, aga ma ei ole näinud, et siin on iga posti küljes tabalukk. Nii et siin on veel vabu kohti, kellel on soovi, siis siia saab veel tulla ja panna enda armastuse lukku.
televizor ja me mõtlesime, et lähme teeme siin pannkoogid, aga siin on järjekord väga uksest välja, nii et me siin ilmselt ei saa. Kas teie teate, mis must aken see siin on? Rataskaevu tänaval, siin kaevu juures maja, must aken. Tuleb välja, et kunagi tahtis üks mees teha seal toas enesetapu, aga ta ei jõudnud selleni, sest keegi tuli vahele. Ja peale seda on jäänud see aken just selliseks. Selle ukse taga tuleb mulle lapsepõlv meelde, sest minu ema õde, minu tädi pidas siin juuksurisalongi. Ja alles hiljuti tuli siia Tallinna vanalinna makett, nii et siin on siis kõik peal ja siin servades on siis, kus mis asub ja kus sa oled. Et päris huvitav asi siia jälle üles pandud. Vaatasime siin Raekoja platsil on isegi Eesti toitu natuke saada, et heeringa külmroog, verivorstid, kapsasupp siis saia sees, et midagi on isegi saada.